siis nimeks on mul Merili ja kõne pealkirjaks on tõde. See suvi kuulsin ühte väga tabavat ütlust, et meie tõde on piiratud teadvuse teadlikkusega. Ma kordan ühe korra veel ja hästi aeglaselt. Meie tõde on piiratud teadvuse teadlikkusega. Ja mida see siis tähendab? See tähendab seda, et meie tõde on ajas muutub. See tähendab seda, et kui mulle hästi lihtne ja võib-olla väga loll näide on see, et kui mul ei maitsenud 10 aastat tagasi sinihallitusjuust, siis oli mu tõde, et sinihallitusjuust on vastik. Täna ma jumaldan sinihallitusjuustu, siis minu tänane tõde on see, et see sinihallitusjuust on nagu ülihea delikatess, mida ma võiks nautida. Ehk siis, kes on nõus selles, et tõde on muutuv? Andke käega märku. Väga äge. Kõik on kogenud seda, et mis oli ühel hetkel tõde, ei pruugi täna enam tõde olla. Meie saame oma tõe ja mingil määral me võime seda tõde seostada ka uskumustega. Me saame enda uskumussüsteemi esmalt oma emalt ja isalt. Meie vanemad ütlevad meile, mis on tõde, kuidas istuda, kuidas astuda, kuidas süüa, kuidas juua, millal rääkida, millal vaikida ja nii edasi. Aga kus saab nende tõde alguse? Nende tõde, nende uskumused tulevad nende vanematelt, ühiskonnalt, kogu sellelt elukogemuselt, mis on neisse kogunenud. Ja kas nemad on kordagi kahelnud selles, et kas see, mida nad edasi annavad, on tõde? Kas see on minu parim ja kas see on mulle kasulik? Edasi meid pannakse lasteaeda. Me läheme süsteemi, kus meil lubatakse, millal on meil aeg mängida, millal on meil aeg magada, millal on meil aeg puhata. Ehk me saame nagu sealt veelgi rohkem enda süsteemi seda välistõde, mille järgi me peame kohanduma ja mida me peame nagu enda omaks tegema. Me ei jõua ära oodata, et me saaks minna kooli, esimesse klassi. Jumala ees, me ei pea lõunaund enam magama. Kes mäletab seda tunnet, et appikene, ma tahan kooli minna, sest siis ma ei pea magama. Täiskasvanuna tagasi mõeldud, nagu, kui hea oleks lõunaund magada on ja tõde on ajas muutub. Ja mis ma kokkuvõtteks tahan öelda on see, et keegi inimene arvab teistmoodi, tal on teistsugused uskumused või tal on teine tõde, ei tee valeks tema tõde, kui see on erinev sinu tõest. Ja ma kutsun üles inimesi lihtsalt mõtlema selles, kas minu tänane tõde on absoluutne tõde ja kas enam mitte kunagi ei muutu. Eriti siis, kui ma astun kellegi teisega vaidlusesse ja ma hakkan argumenteerima mingil teemal, kus ma tean, et tegelikult võib-olla 10 aastat alates tänasest ma arvan hoopis teistmoodi. Ehk meie tõde on piiratud teadvuse teadlikkusega.